kus asub digitaalne ID ja hiljem digitaalne rahakott ja kontrollitav digiraha. Telegram.ee tegi pikad lood, et võidelge digitaalse isikutunnistuse vastu, aga nad ei selgitanud, et digitaalset isikutunnistust juba luuakse Eesti.ee äpis. Võib-olla nad ei tea seda, et seal on digitaalne isikutunnistus. Võib-olla pole kursis. Kuigi ma teist osa küll ei lugenud, aga üldiselt esimeses loos äpi kohta midagi ei olnud. Loomulikult on hoiatus vajalik, aga kui ei tea, mismoodi ja kus kohas see digitaalne tuleb, siis ei saa ka midagi teha. Nagu näete, tuleb meile see digitaalne pakkumisena ja justkui meie hüvanguks. Pärast luuakse sellesse samasse appi ka digitaalne rahakott, kus asub sinu digitaalne raha kõrgkoodi näol, et see takistaks sinu rahale juurdepääsu ja vähendaks pettusi, nagu nad ütlevad, mis on ka tõde, aga samas ka vale, sest digiraha eesmärk ei ole meie raha kaitse, vaid meie raha kontroll. Võib-olla see kõrgkood takistab tõesti juurdepääsu rohkem, aga samas on digiraha kontrollitav. Samuti on Eesti.ee apis sees nähtavasti kapsonline, mis kontrollib seda, kuidas sa liigud online koos telefoniga jems. Ja sulle seda ei öelda. Seega nüüd teate, mis nipiga meile digiraha tuleb. Kui tõmbad alla Eesti.ee äpi ja kasutad seal oma isikutunnistus kasvõi ühe korra, on leping loodud ja sul on loodud digitaalne isikutunnistus. Milles on oht? Esialgu justkui nähtavat ohtu ei ole, kuigi digitaalneid on juba alguses peale oht, mille tagamaid keegi eriti ei aima ja ega minagi kõike ei tea. See jutt on justkui ilmutus, sest seda pole räägitud, kuhu digiraha tuleb. See on minu arusaam, et just Eesti appi see digirahakott luuakse. On ka imelik teavutunne. Pärast, kui sa oled loonud lepingu Eesti.ee äpiga, mis on aga juba ametiasutuste äpp, siis on võimalik seda appi muuta selliselt, et sellesse funktsioone lisada, nii et paljud asjad on võimalikud läbi selle äpi. Hea, lihtne ja mugav, nagu meile öeldakse, aga seal hakkab asuma ka see raha, see digiraha, mida kontrollib riik ja keskpank või üks neist. Tundub, et vahemaad ei loe. Kõike saab näha pärastpoole ja online. Kui sa ei tõmba alla Eesti.ee äppi, siis oled sa loobunud digitaalsest isikutunnistusest ja rohkem midagi teha ei ole vaja, et sellest loobuda. See tähendab seda mitte kasutada ega seda appi alla tõmmata. Kui sa ei loo digitaalset ID, sul ei ole seda appi, siis ei saa seda ka ühendada sinu digitaalse rahaga. Valikuvõimalus jääb, see on esialgu kõik loodud mugavuste jaoks, aga hiljem liidetakse sinna ka digiraha. See on minu arusaam, sest et riik on ka minu teada seotud kuidagi selle digiraha loomisega. Pärast hiljem tehakse näiteks kaval nõks ja öeldakse, et turvalisuse huvides me liidame selle digitaalse rahakoti ja teid otse teie käe külge või otsa ette. Ja see ongi juba see metsalise märk 666, aga sinna läheb veel aega, sest seda hakatakse vabatahtlikult pakkuma, aga pärast ei saa enam keegi osta ega müüa, kes seda märki metsaliselt ei võta. Kui sinu digitaalne isik liidetakse sinu käe külge, siis nende keeles on saanud sinu käes digitaalne isik, sest isikutunnistus on sinu enda küljes ja sinuga liidetud. Aga kui selle füüsilise isiku nime tagant ära võtta inimese nimi, mis on äpi teel väga lihtne seal midagi muuta, mingeid tingimusi, siis ei jää enam inimest alles ega tema nime ehk teda ennast. On jäänud nende keeles alles ainult digitaalne ID ehk nähtamatu isik ilma nimeta ja ilma sõnaõiguseta ja kui ta piiksub, saab ka raha ära võtta. Nii et enesemääramine ja digitaalne ID ja nende vahel vahe tegemine on üks oluline punkt selles kõiges, et jääda Jumala looduks, elavaks hingeks, Jumala lapseks, Jumala karjaks, mitte hingetuks masinaks, keda juhitakse mingite robotite poolt või kelle poolt.
Digitaalne ID. See, mis Inglismaal oli toonud rahva tänavale, tehakse meil ära vaikselt ja märkamatult uut teenus pakkudes Eesti.ee appis, kus on nüüd meie digitaalne isikutunnistus, kui me selle äpi alla laadime. Kui äpi alla laete ja sisse logite, siis ongi nagu naksti digitaalneid loodud ehk võtsite pakkumise vastu ja leping on sõlmitud. Teil on nüüd teie digitaalneid loodud, nii et äpp Eesti.ee on lõks selles mõttes. Samamoodi tahetakse ka digiraha pärast hiljem sisse viia. Pakutakse pettusega seda nii, nagu me kunagi saime pettusega isikukoodid ine, et me arugi ei saaks, mis asjad need on ja miks. Alates 7. juulist on Eesti äpi kasutajatel võimalik tõendada oma isikusamasust otse nutitelefoni kaudu, esitades teenusepakkujale äpisid, kaardi või passi digitaalsed andmed. Lahenduse kasutamine on nii teenusepakkujatele kui ka kasutajatele vabatahtlik ja selle kasutuselevõtt toimub koostöös teenusepakkujatega järk-järgult. Esimeste teenusepakkujate seas alustavad uue võimaluse kasutamist erasektorist Confido meditsiinikeskus ja Fertilitas. Avalikust sektorist võtavad isikusamasuse tõendamise funktsiooni esimestena kasutusele Eesti Töötukassa Pärnumaa esindus ja Tallinna raamatukogud. Isikut tõendavate dokumentide seaduse muudatuse alusel võivad teenusepakkujad Eesti äpi vahendusel kontrollida oma kliendi isikusamasust ja see on samaväärne näiteks passi või kaardi andmete alusel isikusamasuse kontrollimisega. Isikusamasuse tõendamiseks Eesti äpi kaudu peab kasutaja esmalt rakenduse App Store'i või Google Play poest alla laadima ja sisse logima, kasutades mobiil-ID, Smart-ID või Heli-ID. Seejärel saab dokumendi vaates avada soovitud dokumendi ning valida nupu kuva isikutuvastuse kood. Nutiseadmes kuvatakse unikaalne kõrgkood, mis kehtib 3 minutit ja mida saab lugeda ainult Eesti äpi kaudu. Teenusepakkuja peab samuti olema Eesti äpi sisse logitud ning saab dokumentide vaates avada nupu skaneeri dokumenti. Pärast kasutaja koodi skaneerimist kuvatakse kontrollitava isiku olulisemad andmed teenusepakkuja seadmel kuni 30 sekundi jooksul.